Tere tulemast podcasti Õendust nähtavaks. Mul on väga hea meel täna võtta väga aktuaalse teema lauale. Ja tänast teemat arutleb meiega selle teema ekspert, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, lektor ja vaimse tervise õenduse mooduli juht Marianne Anjan. Tere, Marianne! Tere! Ja minu saatejuht on siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetooli juht Kristi Puusepp. Tere kõigile! Vaimne tervis. See sõnapaar on viimased, ma ütleks 15 aastat, 20 vist ei ole, on muutunud väga aktuaalseks. Mis asi on vaimne tervis? Jaa, et tegelikult võiks ka öelda, et see teema aktuaalsus on veelgi tõusnud, et pärast koroonat ja koroonaaeg, et pandeemia ei toonud meile ainult ebamugavusi, vaid ka siis tegi väga hea töö vaimse tervise väärtustamise suhtes. Et eriti kui inimesed olid tegelikult isolatsioonis, väga paljud endast mõistetavad tegevused ja suhted võeti ära, siis see pani inimesed tegelikult veelgi rohkem mõtlema selle üle, et mis see vaimne tervis on, kuidas ma vaimselt terve oleksin, mis ma saaksin teha, et ennetada vaimse tervise probleeme. Ja tegelikult, mis see vaimne tervis on? Vaimne tervis on tegelikult, kui me võtame kokku, siis see on meie elu jooksul käivitav jõud, mis annab meile siis võimaluse ennast mobiliseerida ja olla ühiskonnas üldse tegev. Hoida sotsiaalseid suhteid, hoida inimsuhteid, õppida, töötada ja see ongi vaimne tervis. See kõik, kuidas ja mis paneb meid liikvele ja kuidas me ennast siis nii-öelda käima saame nii hommikul kui ka siis hilistel õhtutundidel, et kuidas me magama saame jääda, kas me oleme selleks valmis. Kas võib siis võrdlusmärk tuua kahe termini vahel, et kui on hea vaimne tervis, siis on hea füüsiline tervis? Jaa, tegelikult see on hea küsimus, et mina oma praktika jooksul, kui ma olen ikkagi praktikas teinud vaimse tervise õe ja psühhiaatrise õe siis tööd, siis ma võin kindlalt väita ja tegelikult see on ka tõsi, et ilma vaimse terviseta ei ole muidugi ka siis muud tervist, aga olen ka näinud niisuguse situatsioone, kus inimene on nii raskes depressioonis, et ta ei suuda liigutada kätt ega jalga, ta ei suuda iseennast pesta, ta ei suuda süüa ja tegelikult füüsiline nii-öelda, ta on füüsiliselt sümptoni vaba. Tal on käed-jalad otsas, tal on muidu tervisenäitajad head, aga kuna ta vaimne tervis on nii-öelda maas, siis ta ei suuda ka üleüldse tegutseda. Need on niisugused väga drastilised juhtumid, kus see paneb veelgi rohkem mõistma seda, et kui väärtuslik on meile meie vaimne tervis. Aga kui sa küsisid, et kas hea vaimne tervis tagab ka füüsilise siis tervise, siis otseselt paralleele seal ikkagi tuua ei saa, sellepärast, et me peame ka füüsilise tervisega vaeva nägema. Aga vastupidi, selles mõttes, et kui füüsiline tervis on käest ära, kas vaimne tervis võib olla hea? Jaa, et samuti toon teile praktikast näite, et ma olin siis psühhiaatriline õde siis rehabilitatsioonis, kus inimesed olid mingisuguse väga suure trauma tõttu jäänud ilma kehajäsemetest ja kaotanud oma füüsilise tervise, aga ka need näited, mis mul on ka elust tuua,
et kui inimene on leidnud oma vaimse jõu, siis ta saab hakkama ka siis, kui ta seda füüsilist tervist ei ole sel kujul või ei ole see hea. Et väga head küsimused, et lõpuks me vist tuleme ikkagi siia, et mõlemad on ühtviisi tähtsad. Aga mina kui tänase päeva teema ja mina kui ekspert ja mina kui võib-olla siis just praktiline õde näinud väga palju erinevaid situatsioone inimeste eludes ja olnud seal kõrval, siis mina ikkagi väidan, et ilma vaimse terviseta nagu on kõik asjad nihkes. Nii et ikka väga oluline asi. Kui Aleksei siin sisse juhatas ja ütles, et see on aktuaalne teema ja järjest rohkem meil vaimsest tervisest räägitakse või pigem räägitakse vaimse tervise puudumisest, siis minu küsimus pigem see, et kas sellest on hakatud mingisugusel põhjusel rohkem rääkima või varem see ei olnud nii oluline, ei olnud nagu nii suur probleem, kui see täna on? Ma arvan, et nii ühte kui teist, et ma arvan, et mida teadlikumaks me ühiskonnas üleüldse tuleme, üleüldse tervisest, ma mõtlen nii füüsilisest kui vaimsest, seda rohkem inimeste teadlikkus tekitab rohkem huvi oma üldse tervise vastu. Aga ma arvan ka seda, et me elame niisuguses tempos tänapäeval. Ehk siis nutitelefonid, meil on kohutav infotulv, millega tegelikult inimene bioloogiliselt, evolutsiooniliselt ei ole tegelikult ette valmistatud selleks tempoks, milles me tänasel päeval elame. Nõudmised on kasvanud, meie nõudmised endale ja meie võib-olla elustandardile on tõusnud, et seal on nii palju komponente, miks me oleme jõudnud sinna, kus me oleme jõudnud, rääkimata nendest kriisidest. Ja samas ma tahaks ka öelda seda, et tegelikult see ka päris nii ei ole, et see koroona nüüd tõi neid nagu rohkem justkui neid probleeme ja muud kriisid siin maailmas, aga see tendents ärevushäire tõusmiseks oli juba ennem koroonat ja see on fakt ja kuigi inimesed tahavad uskuda, et just need kriisid on tõstnud nii-öelda asjad pinnale, siis tegelikult WHO uuringud näitavad, et ärevushäired olid tõusuteel juba ennem koroonat. Nii et me ei saa ka kriise ainult siin lugeda selleks riskifaktoriks, et mis nüüd... Asja see aasta sai ka tutvustatud ja avalikustatud Eestis viidud läbi vaimse tervise uuring, mis kestis siis aastast 2020 kuni 2023. Ja see uuring ka näitab, et meil on tegelikult suhteliselt palju vaimse tervisega probleeme ja need kohe niimoodi lapse nagu eas nagu juba esimesed ilmingud, et vaimse tervise probleemid ja juba noorte inimeste seas on paljud, kes ei tule toime oma nagu probleemidega, vajavad toetust ja abi. Siis tõesti koroonaaeg tekitas olukordi, kus täiskasvanud vajasid suurema vaimse tervise toetus ja kõik. Aga siin koha peal ma mõtlesin, et natukene võib-olla on sul praktikast mingid näidet tuua, et kus siis, kui õigel ajal alustada toetada inimest tema vaimse tervise ja kõik, et ta tuleb ilusti toime sellega ja paraneb ja läheb ellu, hakkab elama oma elu edasi. See on täielikult mu lemmik küsimus, aitäh. Ja see viib meid tegelikult ühe väga tähtsa asjani, et
et vaimse tervise probleeme on võimalik ennetada. Et me justkui teame, et füüsiliselt olla paremas konditsioonis, me lähme jõusaali, me peame 5 korda nädalas ja kõikidele ja raud üles alla 10 000 sammu ja nii edasi ja aga et tegelikult me ei tea, kuidas ennetada vaimse tervise probleeme. Kuidas? Ja see on täpselt samasugune ennetus, et kui me sööme iga päev McDonaldsi toitu, siis me võime kujutada ette, mis ta meie füüsilisele tervisele teeb. Neid uuringuidki on tehtud, kus inimesed on ennast andnud loa siis enda peale eksperimenteerida ja tõesti, et vereproovid ja me ei räägi ainult kaalutõusust, et see võib ka olla olemata, aga mida ta teeb meie tervisele. Aga samas me ei tea, mis on meie vaimutoit. Et kuidas, et see, et me käib päevas läbi vähemalt mitukümmend tuhat, kui mitte rohkem mõtet, et mis mõtted need on? Et kas need on negatiivsed, kas need on positiivsed, kas me näeme, et klaas on pool täis või näeme, et pool tühi, et oli väga hea supp, aga soola ikkagi ei olnud ja ikkagi on kallis ja nii edasi. Et tegelikult see on kõik ennetatav sellega, et mida me enda sees, et meil on justkui see 2 poolt, et üks on see negatiivne poolus ja teine on positiivne poolus ja see, mida me toidame, millele me anname, öeldakse, et 2 koera, et üks on see vihane koer, pettunud koer ja teine on see õnnelik koer ja kummale me rohkem süüa anname, see meie sees pead tõstab. Aga miks ta oli lemmik küsimus? Sellepärast, et tegelikult me peaks hakkama vaimse tervisega tegelema lasteaias, rääkima emotsioonidest, rääkima, et kui sa tunned ka kadeduse ussi, kui sa ka vihastad, et siis sa ei ole paha, sa oled täiesti hea laps, aga kõikidele on need emotsioonid tegelikult, see on tuttavad, aga samas ma ütlen teile, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on minul võimaldanud juba aastaid osaleda Euroopa vaimse tervise konverentsil, kus tuuakse siis üle maailma tegelikult uusi innovatsioone ja lasteaia harivad psühholoogilise sisuga mängud on nüüd täiesti tõusuteel. Ja koolides peaks rääkima, kuidas ennast hoida, kuidas enda emotsioonidega tegeleda ja ka seda, et tegelikult me ei pea olema kogu aeg õnnelikud. Vastupidi, kogu aeg õnnelik olemine on muide kahjulik, sellepärast, et meil ei ole tasakaalu siis. Ehk siis pluss ja miinus on patareil ja sellepärast annabki voolu. Nii et ärme pane endale niisuguseid nõudmisi, et elu on lill kogu aeg ja ma pean kogu aeg olema õnnelik ja rahul kõigega, et see on ka niisugune jälle libe tee. Marianne, aga ma võtan kohe sõnasabast kinni, et meie põhjanaabrid on siin jälle kuulutatud kõige õnnelikumaks rahvaks. Seal vaimse tervise probleeme on vähem või teevad soomlased midagi teistmoodi, et nad õnnelikud on? Eriti arvestades, et sa oled ju kaua töötanud Soomes elanud. Ja sul on ka praegune side Soomega doktoriõpingute näol, et... Jaa. Mis need soomlased siis teevad? Räägi meile ka. Ma võiks öelda, et vaimse tervise probleeme ja psühhiaatrise probleeme on Soomes palju, et see, et mingisuguste uuringute kaudu nüüd tõestatakse seda, et keegi rahvas on õnnelik, siis ma võin teile öelda, et õnnelikkust saab ka mõõta välispidiselt, sellepärast, et soomlaste kultuur on see, et oma asjadest ei räägita, rahulolematust välja pigem ei näidata. Ja kui me mõtleme, et inimesed vastavad küsimustele, et siis võib ka mõelda, et mis on see ausus, mis on see näidata tahtmine, aga ma võin öelda, et absoluutselt ei kirjuta alla, et seal oleks vähe probleeme, et
soomlased oleksid teades, eks ju, 20 aastat elanud seal ja kasvatanud pere ja õppinud ja olnud tööl, siis ma ei oska ega ma ei saa väita, et meil oleks kultuuriliselt nii suur vahe, ainult et see, et soomlastel on väga hea käitumiskoodeks. Ja me oleme alati omavahel nalja teinud, et kui soomlased tulevad Eestist, siis laeva peal, kui te kuulati, see oli hyvä ruoka, siis nad on tänulikud hästi paljude asjade eest, näiteks nagu hea söök ja see, et asju saab näiteks ka odavamalt. Et see oli niisugune üldasi, aga võib-olla just, et see, et nad oskavad natukene rohkem võib-olla olla tänulikumad nende asjade eest, aga muidu ma ei saa võrrelda ja seal süsteemis töötades ikkagi väga pikalt, ma tunnen seda Soome psühhiaatriat ikka väga-väga mitmekümned aastad, siis probleeme vähem ei ole. Vastupidi, ma ütleks, et seal probleeme on rohkem ja tegelikult inimesed julgevad rohkem abi küsida. Ja sellepärast on ka seal rohkem... Nad saavad nagu nende probleemidega paremini toime. Saad sa öelda? Ei saa, täpselt samamoodi nagu... Psühhiaatrite puudus on seal, et seda kättesaadavus on suhteliselt madal ja probleeme on väga palju sarnased nagu Eestis. Täpselt, ega seal mingisugust selles mõttes vahet ei ole, aga võib-olla see, et Soome inimene ei häbene siis rääkida, et tal on mingid vaimse tervise probleemid. Et näiteks kui keegi antidepressante võtab, siis seda öeldakse lausa hööklas maha, et selleks ei ole vaja mingisugust väga usalduslikku suheteks. Aga samamoodi, ja ma võin ka, kui juba siin Soomest jutt tuli, siis ma meeleldi, mitte ma pikalt ei räägi, aga Soome psühhiaatrias alustades aastal ikkagi 94, siis kõik oli tegelikult väga hästi, aga ka seal siis täpselt nagu te siin ütlesite, et rahasid on kogu aeg võetud vähemaks, arste on kogu aeg vähem, on suletud neid häid toetus niisuguseid institutsioone, tulebki meelde näiteks alkoholiravi, mis oli väga kõrgel tasemel seal, et pandi kinni, et jah, ja teades seda Euroopa vaimse tervise situatsiooni üleüldse tänu nendele konverentsidele, siis võib öelda, et mure on üle-euroopaline, täpselt samad mured ja vaevalt keegi võib väita, et kuskil on paremini ja kuskil on halvemini ja jällegi ütleme, et kui me arvame, et Põhjamaad on niisugused rohkem kinnisemad ja süngemad, siis olles jällegi Tallinna Tervishoiu kõrgkooli lähetuses Portugalis, siis võin ka öelda seda, et ka Lõunamaa maades on probleemid suured. Nii sõltuvushäirete kui ka psühhiaatriliste häirete puhul. Aga võib-olla siin vaataks sisse õdede peale, et kuidas sa hindad õdede vaimne tervis meil Eestis, et on neil sellega probleeme, kui on, siis mis need peamised murepunktid on ja kui nendest räägitad, siis millised võimalused nagu eneseabiks? Kõigepealt et ega ma ei oska siin, ei saa üldistada õdede nii-öelda vaimset tervist, aga õppejõuna ma siiski ju puutun kokku töötavate õdedega, töötavate abiõdedega ja kuna valdkond on niisugune, siis tullakse ka, pöördutakse minu poole. Ja tegelikult kõige võib-olla võti on ikkagi see teadvustamine ja koolitus.
ja nüüd meie Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis õe põhiõppes võtsime ka siis uue aine, mis on psühholoogiline esmaabi, kus siis tegelikult väga väikeste sekkumistega sa võid aidata su kolleegi iseennast ja vaadake, siin on niisugune asi ka, et kui me räägime, et meil ei ole psühhiaatrite aega, meil ei ole psühholoogide aega, ei ole, siis mina võin väita teile, et psühhiaatri juurde ei olegi igaühel üldse asja. Psühhiaatri aeg on 20 minutit ja see on see, et määrata ravimeid. Ja kuidas ennetada, ongi see, räägi oma mured välja. Kellegagi, keda sa usaldad. Ja tegelikult meil kõigil on olemas inimene, keda me tegelikult saame usaldada. Aga et mitte kurnata näiteks oma sõbrannat või töökaaslast, et kui see läheb ikkagi niisuguseks, et sa vajad rohkem rääkimist ja abi, siis vaimse tervise õe vastuvõtud isegi erapraktikas ei ole väga kallid, ma ei hakka siin hinda ütlema, igaüks võib minna vaatama, siis samuti on meil olemas, eks ole, need nii-öelda nagu siis riiklikud institutsioonid ja ütleme, et vaimse tervise õde võiks olla juba ka päris suure murega võiks sinna minna, et arutada, et kuidas edasi. Ehk siis psühholoogid ja psühhiaatrid, need peaks olema niisugused instantsid, kuhu siis nagu õde juba ka soovitab ja suunab. Aga õdede vaimsest tervisest nii palju, et Eestis ma ei tea väga uuringuid, mis nüüd näitaks meile, et kuidas õdede vaimne tervis välja näeb. Küll on mul tagataskus oma doktoritöö uuring, millega siis jõudsalt tegeleme, aga ülemaailmsed õdede vaimse tervise uuringud näitavad, et õed on tegelikult, jätavad ennast tihti unarusse. Kas nad kuuluvadki riskigruppi? Ja ilmselt sellepärast, et vahetustega töö, juba see on, eks ole, siis me väga harva, kui me tervishoius tegeleme õnnega. Et tervishoius me tegeleme rohkem või vähem ikkagi probleemidega. Ja see, et õed tegelevad probleemidega, vahetustega, töödega, võib-olla siis, võib-olla mitte nii kindlate töökohustustega, mida näitavad ka uuringud. Ja teine asi, mis on huvitav fakt, et õeks tulevad õppima juba inimesed, kes tahavad teisi aidata rohkem kui iseennast. Et see uuring on viidud õendusüliõpilaste väärtustest ja väärtushinnangutest. Nii et ütleme nii, et õeks tulevad õppima juba väga head ja aitavad inimesed, kes ei tea võib-olla, et kõige aluseks on ikkagi enda aitamine ja siis me saame ka anda parimat oma patsientidele ja nende lähedastele. Mina defineerin inimeskesksus, kuna me väga palju kasutame seda terminit kaasaegses tervishoius, siis ma defineerin seda nii, et sa lähened oma toimingutest, tegevustest, otsustest, patsiendi vajadustest, tema lähedasi kaasates, kindlasti mõeldes ka kolleegidele peale, aga see viimane, et mina, sest et mõned arvavad, et see on võib-olla mingi nartsissistlik selline lähenemine, et mis mina, aga tegelikult mina sellepärast, et mind on homme ka vaja sellele patsiendile. Kui mind homme ei ole, kui ma olen läbi põlenud, siis jääb see patsient abita.
Ehk selles mõttes, et siin on väga tähtis, et toetada patsiente, aga mitte kunagi ei tohi unustada end, et sa põled läbi ja homme on sinu järgi suur vajadus. Ma olen täiesti 100% sellega nõus ja see on ka üks võib-olla nii-öelda väljakutse tulevikuks ka meie siis õenduse õppes tahame ka teha kõik selle jaoks, et juba tegelikult esimesel kursusel õdesid viia edasi selle mõttega, et mina olen tähtis, mina kui aitaja olen tähtis. Ja et sa tegelikult, ütleme nii, et kui sa jätad ikka ennast täiesti unarusse, siis jah, ma olen täiesti nõus, sa ei suuda ka 100% olla patsiendile ja teine asi, nagu sa ütlesid, et patsiendile homme ka vaja, aga mind on teistele patsientidele ka vaja, kes tulevad pärast seda patsienti. Et väga nõus ja muidugi toetussüsteeme ikkagi oleks vaja, et räägi mured välja, võib-olla see eneseabi, mis ma siin rõhutaksin, on see, et kui ikkagi on vahetustega töö ja ise eluaeg olen teinud väga palju öövahetusi, siis väga palju, siis teadlik näiteks toitumine öövahetustest, et meil on ka ilmunud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis paar lõputööd sellel teemal ja rohkem nagu teadlikkus sellest, et mis on need riskid selle just õetöö juures. Aga seda, nagu me hakkasime rääkima täna, et võiks lasteaiast hakata, siis me oleme teinud juba edusamme, ehk siis esimesel kursusel psühholoogia aines me oleme panustanud selleni, et eneseteadlikkus, eneseabi ja tegelikult kogu rõhk läheb esimesel kursusel juba selleni. Ja ma olen saanud 3. kursusel väga head tagasisidet selle ettevalmistuse kohta. Ma sellise vaimse tervise õdedest rääkides siis julgen nagu küll väita, et ka meie vastuvõtuvestlustel, kui tulevad kandidaadid ja meil on ka üks nii-öelda vastuvõtutingimus või katse, siis vastuvõtuvestlus, ja märgatavalt on tegelikult tõusnud nende kandidaatide arv, kes ütlevad, et nad näevad ennast tulevikus vaimse tervise valdkonnas. No, eriõeks saab läbi magistriõppe 1,5 aastat siis pärast põhiõppe lõpetamist. Kuidas sa nagu näed seda läbi õppe, et kui palju me suudame nagu kaasa aidata sellele teenusele, et ikka on õdesid puudu, kõik õdesid on puudu, eks. Aga just, et me tegeleksime ka vaimse tervisega nagu rohkem ja suunaks ressursse rohkem sellesse valdkondades. Me siin ka täna rääkides näeme, et probleem on suur ja aina süvenev. Jaa, aga mina võin täiesti väita, et me juba tegeleme ja tegeleme tegelikult palju ja meie siis õeõppesuund on siis vaimse tervise ehk siis nii-öelda selle kommunikatsiooni ja tervise käitumise siis kombineerimine, et ei ole ainult vaimse tervise õendus, mis tuleb 3. kursusel, aga nüüd on ka nii, et Kristi, kui sa ütlesid, et järjest rohkem tuleb, siis ma teen natuke nalja ka, aga see nali on nagu tõsi. Et kui meil oli veel siin algaastatel, 10 aastat tagasi näiteks, tulid praktikalt meie õed,
siis psühhiaatria haiglast, suurem osa oli siit samast PERH-ist, aga ka mujalt, siis küsisin alati praktika lõpuseminaris, et kas te näeksite ennast selles valdkonnas ja teate, mis oli vastus? Eranditult, teate, ma ütlen teile, 90% ütles, et siis, kui ma olen vana, siis, kui ma olen 50 ja ma ütlesin, et oot, et nüüd on väga-väga libe tee, et mina olen ka varsti 50, et ja nüüd on siis muutunud niimoodi, et kui jällegi toon siin näite, et näiteks 10 aastat tagasi süvendatud teadmised vaimses tervises oli 2 arglikku üliõpilast. See on siis valikaine, ma ütlen kuulajatele. Just, et valikaine, et saab süvendatud veel võtta ja 2 arglikku tütarlast, keda ma mäletan koridori peal ja oli dilemma, et kas avada seda süvendatud teadmiste valikainet või üldse mitte, siis tänapäeval me lähme nii, et kõik soovijad sinna ei pääsegi, et see rühm läheb täis. Ja mis see ka siis näitab? See näitab, et tegelikult hea töö on tehtud juba 1., 2. ja 3. kursusel, sellepärast, et kui üliõpilased tulevad vaimse tervise õendusesse, siis nad on tihtipeale juba väga tihti antakse mõista, et nad on seda ainet oodanud, nad on selleks ette valmistanud, ka juba 2. kursusel valitakse lõputööde teemaks, nii et ma võiks kuidas ma ütlen, ka siis kogu kõrgkooli kiita ja kõiki õppekavasid kiita ja meid, see on ka tähtis, me peame ka kiitma ennast ja väärtustama ennast, nii et see, kus me täna oma vaimse tervise ettevalmistusega, kus me täna oleme, on nii suur hüpe nende aastate jooksul, et võin väita, et oleme õigetel jälgedel ja muidugi tuleviku siis plaanid on ka niisugused, et meie suur uhkus ikkagi meie Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis on vaimse tervise simulatsioon, ka siis esimest korda juurutatud magistriõppes ja see on saanud nii head vastukaja, et simulatsioonõppes me hakkame tegema siis koostööd teiste moodulitega ja juba sellest tulevasest aastast 2024 koos laste õendusega hakkame mängima läbi situatsioone, kus on lapsevanemad kaasatud, ärevad lapsevanemad. Aga siin koha peal ma mõtlesingi, et ma võib-olla tõstatakse see lauale teema, et kuna viimasel ajal on see vaimse tervise küsimus on niivõrd aktuaalne, siis tegelikult see igapäevases töös, iga õe töös on tegelikult me aina rohkem ja rohkem puutume kokku vaimse tervise patsiendiga, ehk kellel on mingi füüsiline terviseprobleem ja temal nagu taustal on ka lisaks sellele füüsilisele probleemi ka vaimne tervis. Et täna on väga palju sõltuvushäiretega patsiente, orgaaniliste muutustega patsiente, vaimse need ärevushäired, depressioonid ja nii edasi, et iga õde tegelikult praktikas puutub kokku nendega. Et mida sina kui vaimse tervise nagu juhtiv õppejõud soovitaksid õdedele, et kuidas nemad võiksid need patsiendid nagu näha, vaadata, mida nad võiks näha nendes, et mitte, ma mõtlen just seda, et kas meil on alati on selline nii kõrge empaatiline tunne, et me nagu võtame seda kui osa oma tööst, võib-olla me tahame distantseeruda sellest, peida pea liiva alla.
jaa, ei, väga head mõtted ja kohe minul ka tekib mõtteid seoses sellega, et ega siis neid häireid siis on alati olnud, aga neid ei ole siis võib-olla see kvaliteet ka, õenduse kvaliteet võib-olla ei hõlmanud nii suurt, nii laialdast kontsepti, nagu me nüüd ootame õdedelt. Ja mis mul oleks hea nõu anda, et alati suhtu inimesse kui inimesse. Ja kui see tundub lihtne, aga kui me teeme nii, et ära tee teisele seda, mida sa ei tahaks, et sulle tehtaks. Ja kui me räägime vaimse tervisehäireteks, me räägime ärevusest, siis tegelikult mõelda, mida mina tahaksin, kui minul on kartus ja ärevus. Mida ma tahaksin? Ma tahaksin, teate, need soovid on nii väiksed, et mind märgatakse, et mind kuulatakse ja et mul lastakse natukene rääkida ja must hoolitakse. Et need on tegelikult, me ei saa nõuda õdede käest, et nad hakkavad süübima seal pereprobleemidesse või sõltuvusprobleemidesse sügavuti, kui ma olen näiteks EMO-s tööl, aga mida alati, millega saab patsiendi usaldust, millega sa alati võidad, on see, et sa suhtud austusega ükskõik missugusesse patsienti. Ja isegi mina, kes ma olen akuutpsühhiaatrias, eriti ohtlike patsientide osakonnas olnud, olen tegelenud psühhiaatriliste vangide rehabilitatsiooniga ja siis kodutute alkohoolikute sõltlaste elamisteenuses, kus ütleme nii, et ei saanud iga päev väga hääd kohtlemist patsientide või klientide poolt, nende ütleme kultuurilisest, subkultuurilisest johtub see, et nad juba ei kontrolli enda käitumist, siis ma võin öelda, et ka kõige raskematel juhtudel võidab su rahulikkus, inimlikkus ja realistlikkus. Ja see, et sa oled professionaalne. Võib-olla ma ei saa kõikidele asjadele ja mida ma ka alati soovitan, et kui sa oled tavaline õde ja näed, et seal on võimalikult vaimse tervise probleeme, siis ära küsi, et mis su mureks on, sellepärast, et sul võib-olla ei ole vastus. Ei, võib-olla sul ei ole aega isegi kuulata, mis tal kõik mureks on, vaid küsi alati, kas ma võin kuidagi aidata. Ja sellega läheb juba nii-öelda see pall veerema. Aga lõpetan selle vastuse siis sellega, et ma olen minu arust selle hea kommentaar, sellepärast, et tänapäeval on iga õde peaks olema valmis, meie teadlikkus on tõusnud nii palju ja midagi ei ole teha. Tänapäeva õde peab ise olema agar, kuulama podcaste ja tegelikult ka ise otsima infot. Me ei saa enam loota selle peale, et meie õppekava võimaldab kõik 0 kuni 100, vaid me peame ise huvituma, koolitama, siis käima koolitustel, just nimelt mis ma mõtlesin käima koolitustel ja miks ka mitte ise koolitama, kui me võtame selgust mingisugusest valdkonnast. No just, et ega see õppimine ei olegi ju lõplik tõde, eks ole, et nii nagu me siin ka täna räägime, et vaimse tervise sükene võidukäik on siin natukene sükene imelik välja öelda, aga et see probleem on süvenev ja viimasel ajal ikkagi väga, väga suur olnud.
et see on ka tulnud viimasel ajal, võib-olla siin 10, 15, 20 aastat tagasi, me vähemalt ei rääkinud sellest ja võib-olla me ei olnud ka ja ei osanud märgata paljusid asju. Aga täna me peame teadvustama ja oskama siis ka õdedena leida neid lahendusi, mis konkreetselt iga õe töös aitab seda probleemi lahendada, et mitte ainult vaimse tervise õdede puhul, eks ole. Vabandust. Ei, ma mõtlesin, selles mõttes tooks veel ühte dimensiooni, sellepärast kuna ma olen ise erialalt intensiivõde, siis meil aeg-ajalt tekivad niimoodi posttraumaatilised stresssyndroomid. Selles mõttes, et peale raske kiirabikutsed, lapse elustamine surmaga lõppenud või on mingi, ma ei tea, veel mingi trauma, keegi rongi alla on jäänud. Selles mõttes, et sellised traumaatilised sündmused, et kuidas, need esimesed 2-3 sammu, mida õde peale seda peab ette võtma? See on jällegi niisugune oodatud küsimus, sellepärast, et ma kohe elavnesin, et see on nüüd täiesti tõenduspõhine, mida on siis, kasutatakse ka siis kriisinõustamisel, aga mida leidis siis täiesti juhuslikult, nagu penitsiliingi leiutati, et juust läks hallitama või kuidas see oligi, siis täiesti juhuslikult avastati, et kuidas posttraumaatiline stress on kohe sekkumisel väikeste komplikatsioonidega. Ja teate, see on nii, et sa pead kõik kohe kirjeldama endale ja üles kirjutama. Detailini, et võtta aega, et käi läbi ja siis muidugi, eks ole, visioon kolleegidega, aga et võimalikult palju kasutada võimalusel aega selle jaoks, et kirjutada endale üles, kuidas see algas, kuidas see sinu jaoks lõppes. Ja ma hästi lühidalt räägin, miks see oli läbimurre maailmas see eelmise sajandi alguses, et tekkis tööobjektil tööõnnetus, kus siis üks töötaja, siis ehitaja kukkus kraana otsast, jäi rippuma ja selle konksu otsa ja see rebis ta nii-öelda teiste töötajate silme all, brigaadi või silme all siis pooleks. Ja kohe tuli siis nii-öelda siis kriisiabi ja nii edasi. Ja anti siis, eks ole, see oli väga šokeeriv kogemus ja siis anti nendele töötajatele kõigile võimalus kohe ka nii-öelda maha laadida, aga see oli väga vähe, mida nad said rääkida, sellepärast, et töötajaid oli, ma ei mäletagi, ühesõnaga üle 10. Ja teate, brigaadi juht viidi siis ülekuulamisele. Ja ta pidi täiesti üksikasjalikult seletama, miks juhtus õnnetus, kuidas juhtus õnnetus, mis ajal juhtus õnnetus. Ja vaadake, siis oli nii, et pakuti pool aastat seda kriisi nõustamist. Ja ainukene, kes käis ainult ühe korra kriisi nõustamisel, oli siis see brigaadi juht. Ja tänu sellele siis hakkasti tegema uusi uuringuid ja ühesõnaga niisugune mahalaadimine, visioon, endale üles kirjutamine ja mida veel rõhutada, et isegi kui see ei tundu, et see oleks niisuguses suures mastaabis teiste jaoks, siis kas või näiteks, et patsient sind sõimab, siis kirjutada endale telefoni üles, käia see situatsioon läbi, sellepärast, et see on tõesti tõendatud psühholoogide ja psühhoterapeutide maailmas, et asja nii-öelda kohe arutamine, visioon, siis ka supervisioon ja niisugune, ütleme, asja maha laadimine koheselt. Hästi värskelt. Hästi, võimalikult värskelt.
No kriisinõustamisel on tegelikult üks niinimetatult instrument on debriefing. Tavaliselt, et kui kiirabibrigaad osaleb mingi kriisisituatsioonis, siis võetakse brigaad valvest maha ja siis toimub tundide jooksul niimoodi, kus brigaad arutab seda case'i läbi, just laeb maha. Just nimelt. Kõik seda pinge ja emotsioonid ja niimoodi avameelselt oma vahel, et see nagu... Aga siis on jah, väga tähtis ka teadvustada, et mitte ainult kiirabi ei tegele niisuguste posttraumaatilise stressi tekitavate sündmustega, see on igapäevaselt näiteks kellegi nii-öelda palliatiivravi saava inimese lähedane, kes vajab seal abi ja nii edasi. Ütleme nii, et tegelikult õenduses me ei saa mõelda, mis mastaabis keegi midagi endale nii-öelda südamesse võtab või läbi elab. Et sellepärast on just ka tähtis, et õed, kui tunnete, et on väga rasked situatsioonid, leidke kolleegidelt toetust ja ma arvan, et meie õed toovad välja väga palju seda, et kolleegidelt on toetust. Muidugi, mida vajaks, oleks just need debriefingud ja supervisioonid igas valdkonnas. Peale õdesid kindlasti meie podcasti kuulavad ka tavaelanikud ja kas me võime nagu ka julgustada need, et juhul kui neil on olukord, kus nad võib-olla otsivad abi, just vaimse tervise osas, siis nad võiksid pöörduda tõesti kõigepealt vaimse tervise õdede poole. Jaa, kindlasti ja ma väga-väga soovitan ja kannustan sellepärast, et vahest me inimesed, meie enda mure muutub meie mõttes nii suureks, et meil ei ole tegelikult endal niisugust perspektiivi, et kas see oleks niisugune asi, kus me saaksime ka tegelikult ise lahenduse leida, et ma just tegelikult tahan kõigile südamele panna, et need ei ole need suured instantsid, kuhu on poole aasta ja aasta järjekorrad, vaid et inimestele üleskutse, et me ise saaksime ennast aidata ja teate mida, et nii palju häid eneseabi, õpikuid ja kirjandust ja broadcaste ja kõike sealt sellest valdkonnast kõike informatsiooni on saada. Me peame olema ainult ise huvitatud ja tegelikult ärme mõtleme asju, neid oma probleeme siis suuremaks ja mis annab meile see perspektiivi, et igaüks me teame, et kui meid öös hakkab mingi mure vaevama, siis see kasvab ja me ei saa magada ja järgmine hommiku mõtled, et issand jumal, et ma ei terve öö üleval selle pärast ja see ei olnudki mingisugune suur probleem. Ehk siis kõigepealt ma soovitaks kasutada ikkagi oma lähedasi ja usaldada ka teisi inimesi, mitte nüüd usaldada pimesi, aga et ka mitte karta ka mõnest enda probleemist rääkida. Ja siis järgmiseks, miks mitte pereõde, miks mitte vaimse tervise õde, et siis me saame selle perspektiivi, kui meile keegi peegeldab, et kas ja missugune see mure on. Ja eriti ma soovitan vaimse tervise niisugust hinnangut, sellepärast, et kas me peame üldse kuskile veel pöörduma või me peame midagi ise enne seda proovima ette võtta. Aga viimane küsimus. Millist küsimust me ei küsinud sinu käes, millest sa oleks tahtnud rääkida?
Ja minu arust olid väga head küsimused ja ma praegu arvan, et me rääkisime üsna kõigest, millest ma isegi ka tahtsin rääkida, see tuli ka nendest headest küsimustest välja ja ma olekski võib-olla, kui seda küsimust poleks tulnud, siis see viimane küsimus oli väga hea ja see on kõige tähtsam, et me ei saa tegelikult oodata, et keegi teine tegeleb meie probleemidega või et keegi teine alati märkab meie asju, et meil on endal tegelikult, nüüd ma ütlengi välja, meil on endal vastutus nii füüsilise tervise eest kui ka meie vaimse tervise eest. Ja uskuge mind, inimesi on meie ümber, kui me oskame ja tahame seda näha. Ja mina ikkagi rõhutan seda, et kuna me oleme inimesed kognitiivsed olendid, siis me saame oma mõtteid suunata nii, et see klaas oleks pigem pooltäis kui pooltühi. Siis kui tuleb ikkagi niisugused, ütleme, et kõigil me tuleb vahest enesehaletsus, miks mulle, miks nii, oleme väsinud ja nii edasi, siis minu nõuanne on ka see, et mitte hambad risti mängida mingit kangelast ja tahta näidata, et kõik on hästi, vaid ütleme, kui me ei taha teistele näidata, paneme üks päev kardinad ette, nutame peatäie, laseme selle enda seest läbi, aga üks asi, me peame laskma selle tundel siis minna. Et mitte, et käia see asi läbi, aga siis lasta, et hea küll, nüüd ma olen selle lasknud minema. Ehk siis ma arvan, mis teeb meid ka haavatavamaks, on see, et meil on kohutavad võib-olla ootused iseendale olla hästi õnnelikud, edukad, rahulolevad ja vaimselt väga tasakaalukad. Tegelikult keegi meist ei ole 24/7 ja kõik aastad. Nii et julgeme olla nõrgad ja alati on toetajaid. Ja siis muidugi soovitan vaimse tervise õde, kui läheb asi hapuks. Aga siin koha peal siis mul on tõesti suur tänu Marianne Anjanile, kes rääkis täna lahti väga aktuaalse teema, vaimse tervise. Ma usun, et ka tänane podcast natukene avalikustas meie õendust, et millega õed tegelevad, kuidas saavad aidata meid ja kindlasti kuulake meid järgmistes podcastides õendus nähtavaks. Aitäh! Aitäh! Aitäh!